Soovid rohkem teada hoone mineviku kohta? Rahvusarhiivis on talle rohkelt ehitiste ajalugu kajastavat materjali, mille uurimist on võimalik alustada just endale sobivas kohas. Tutvume mõningate nippidega, et otsing võimalikult viljakas oleks. Esmalt siseneme Rahvusarhiivi kodulehelt iseteenindusse. Otsingut soovitame alustada infosüsteemist AIS. Kui kõigepealt uurime, millist materjali ehitiste kohta arhiivis leidub. Selleks avame alamlehe kinnistud ja hooned. Tutvustustekstist leiab infot 19. sajandi kinnistutoimikutest kuni pea tänapäevaste hooneregistritoimikuteni välja. Kuna aga aadressid on ajas muutunud, alustame otsingut vana kinnistunumbri leidmisega. Selle määramiseks leiame vauabitekstist viite Tartu linna 20. sajandi alguse kaardile. Esimene kaardileht on kaardikogumiku üldskeem. Tähe 63 jääb kaardilehele numbriga 4. Sellelt leiame tähe ja kuu ristumiskohal asuva kinnistu numbri. Saadud aadressi sisestame AISis otsingusse. Detailvaates näeme, et esimene on kinnistutoimik. Selles sisaldub info omandikuuluvuse kohta, mõnikord ka kinnistuplaan. Teine säilik on Eesti Hüpoteegipanga laenutoimik, mille pealkirjast leiame ka maja vana aadressi. Säilik võib sisaldada infot näiteks ehituskulude või üürnike kohta. Proovime leida ka hoone projekti. Tartu projektide andmebaasist võib leida projekte aastatest 1871 kuni 1918. Õnnestunud otsingus näeme, kes on olnud projekti tellijad ning millal projekt kinnitati. Samuti on võimalik tutvuda projekti digikujutistega. Uuemaid dokumente otsime ka hooneregistritoimikutest. Need sisaldavad dokumente nõukogude ajast pea tänapäevani. Detailsemaks otsinguks vaatame kõigepealt ehitisregistrist järele hoone koodi. AISi otsingus lisame saadud koodi tänapäevasele aadressile ning leiame täpselt õige säiliku. Näiteks tähe 63 hooneregistritoimikus saab uudistada nii majavalduse plaani kui ka hoone projekti. Kõik need põnevad dokumendid on võimalik tellida uurimissaali tutvumiseks. Soovime ka teile põnevat avastamist!